no tšau! Tulen töölt just, sai ühe grupiga läbiaine. See on siuke kurb alati. Et siis, nagu ma olen öelnud, kui paned näod ja nimed juba kokku ja hakkad aru saama asjadest, aga inimestest, siis on see läbi ja ei näe enam. Ja seekord tegin sellise lõputesti nii-öelda ka natuke teises võtmes ja päris hästi mulle meeldis, päris hea. Ma arvan, et ma hakkangi seda võib-olla kasutama ka. Aga jah, plaksutasid kõik lõpus mulle. Nunnu. Ma ei osanud kohe midagi peale hakata, tüüpiline eestlane, issand jumal, nüüd selline tähelepanu. 2 tundi tasutab. See on hea, sellepärast, et üle 2 tunni mul ei lähe siin. Aga mul on vaja esiteks mul on küüneviili vaja ja siis mul on vaja juba käib see parkimiskontroll. Mina ei teadnud näiteks, et siin Suure ja Selveris on tasuline see parkimine. Minu jaoks oli see üllatus, et täiesti juhuslikult tuli jutuks kellegagi kuskil ja väga hea, et tuli, sest et ma ei tea, ma ei saa ka aru, see on vist linna parkimine või mida iganes, et tegelikult meil peaks olema nii või naa tasuta, aga üksteist 45 käisid just mööda. Täitsa lõpsin on, ma kujutan ette, nii hea trahvida, sest inimesed lihtsalt ei ole tähele pannud, et siin tasuline on. See on europark. Väga nõme. Aga jah, et küüneviilimäest küüned on vaja korda teha ja siis on mul vaja kulmuduši. Et mul kulmud on nüüd jumal normaalselt, ma saan selle kuju hoidmisega hakkama, aga see värv kulub ära ja nagu ikka ma ei jõua sinna kulmudesse ja siis sõnaga mul oleks vaja, aga ma tean, et seda täiesti tumedat ei ole minu meelest meil poodides. On ainult see mingi tumepruun, mis natuke ikkagi hele, aga vähemalt on külm. Et ma vähem vaatan, äkki on mingit kulmuduši teise firma oma või Meibelil äkki parem valik kui väiksemas Selveris, ja siis võtan mingeid söögi asju, et nädalavahetus on tulemas ja kõik on kodus ja on vaja igast kogu aeg süüa teha. Aga ma olen käin ära, eks ma näitan teile ka siis jälle. No nii, poes käidud, ei saanud trahvi. Aga ma mõtlesin, et ma ikkagi, no ma ei teagi, seal Suures Selveris ma mõnikord käin selle pärast, et see on nagu mingitel asjadel nagu suurem valik. Aga nüüd ma mõtlesin, ma ikka ei lähe rohkem, sest mul on nii keeruline, ma unustan ära kogu aeg seda parkimist panna ja ma ei hakka üldse selles mõttes minema sinna enam, sest et ma ei viitsi riskida sellega, et ma unustan ja väikse Selveris mul niikuinii kodusem ja harjunud käima ja on seal kõik vajalik olemas. Seal ei ole nagu suurt essensiletti, see on üks asi, miks ma olen käinud. Ja tegelikult ma nüüd käisingi, võtsin selle sama duši. See on tegelikult jumala hea duš. Ta lihtsalt natukene nagu võiks tumedam olla. Et ma tellisin ükskord kuskilt musta. Et see oli nagu idekas musta ja seda segi panna, aga saab sellega ka hakkama, aga ma võtsin prooviks, oli ka selline nagu kulmupuuder, et kena pintsel ka kaasas, aga no ma ei tea, seda ma võib-olla, ma ei tea, kas ma hakkan kasutama, ebamugav käes hoida. Täna ma kasutasin kusjuures seda Hourglassi oli vist või advendikalendrist saadud ripsnuduši. Ja ma ei tea, ta on okei, aga mulle ei meeldi. Esiteks ta on see test nagu väike, suurus, proovi suurus, mega raske hoida.
ja kõikidel ripsmetel ligipääs, teiseks jäid ripsme otstesse, need nagu noh, peaks olema pikendavad, tihedavad karvaksid, need jäid kõik otstesse, ma pidin need ükshaaval ära nokkima. Ühesõnaga, ei ole hea, aga noh, ma kasutan ta ikkagi ära, aga ma näitan, mis ma Selverist võtsin ja siis tatrahelbed. Need on jumala head tervislikud ja kiire asi teha, mu lastele nagu meeldivad ka. Siis võtsin ühe kofeiinivaba Coca Zero. Siis oli hästi huvitav uus, ma ei oleks muidu energiajooki ostnud, mul on plaanis, aga mingi uus on Zero, Red Bull Zero helesinine, siuke veel helesinisem või siuke hele lilla. Muidu on see suhkruvaba, aga ma ei tea, mis ta siis vahe on sellega igastahes. Ja kui on üks olemas igaks juhuks, siis võtsin köögikoore, seepärast, et mul on kanafileed kodus. Kavatsen kanafileest teha mingit pastat või kastet või lihtsalt panen kanafileedegi, lennuk. Ühesõnaga, mingi kanaroa ma teen, kus juures Selveris oli mingid, vaatasin, et ma olen näinud Ameerika videotes, kus on nagu tuubis küüslaugupasta ja sibulapasta ja siuksed asjad. Ma ei ole varem näinud meil, aga seal olid jah, mõtlen, kui sa ikka eriti mugavaks tahad teha seda endale söögi tegemiseks, siis on jube hea. Aga arvestades, kui suuri koguseid ma kasutan sibulat ja küüslauku, mul läheks sinna pool tuubi korraga. Ja sibula suhtes mul veel on see, et okei, aga ma kardan, et see küüslauk ei ole piisavalt, nagu mul on vaja, et see oleks see Eesti nagu küüslauk ikka, nagu mitte mingi Hiina, vaid Eesti nagu tunned, et on küüslauk. Siis suure piima meil läheb ja siis ma kavatsen teha sellist asja. Võtsin neid tortilla chipse, riivitud juustu, hakkliha, praen ära sibula ja küüslauguga, panen ahju vormi tortilla chipsid, hakkliha, siis võib-olla mingit tomatikastet ja ma tahaks tegelikult seda mangokastet ostsin mingit sükest. Seda tahaks ka panna, aga ma pean uurima, kas kõik söövad või kui ei söö, siis saab igaüks endale taldrikusse panna, kes soovib. Ja siukse nagu niukse söögi. Igaüks võtab sealt suure vormi seest chipse, võtab juustu, võtab seda hakkliha ja on siuke mõnus ümber laua istumisest söög. Siis võtsin ühe kanafileega pilafi. Jälle hea kiire teha mõnel lapsel, kui koolist tuleb. Pilaf neile meeldib. Ja siis võtsin ühe värske kapsapurši, sest huvitaval kombel või mitte huvitav, ma ei tea, peeti nad nagu ei taha väga, aga poršisupp on meil täielik lemmik. Ja siis küüne viile võtsin 2 tükki, üks oli selline ja teine oli selline, üks on siis lihtsalt suurema liivapaberiga ja teine on peenema liivapaberiga. Et kuidas vajadust on, siis võtsin mingid kananuudleid, kiirnuudleid ja siis võtsin ühed need, mul on need täielikud lemmikud, krevetinuudlid. Nüüd ma paksin suvalt kokku, enne oli mul ilusti kõik Lego ilusti laotud, aga praegu ma ei viitsinud enam uuesti. Aga praegu ma olen tegelikult Maxima juures juba. Ja ma käisin juba ära sees, sest et mul ristitütar otsustas mulle ikkagi jõulukingituse teha, aga me ei ole kokku sattunud. Ja nüüd ma käisin, siis tõin selle ära nii armas. Noh, ta ei oleks pidanud selles mõttes. Meil ongi selline üksteise kingituste, jõulukingituste ja siuke, ma ei oskagi siuke tore soe, nagu ta on nii armas, ma tahaks näidata teile, ta on nii ilus ja nii tore. Aga no nüüd ta on juba täiskasvanu, kui me ristimine oli, siis ta oli pisikene. Ja ma olen ikka iga aasta jõulude ajal käinud isegi siis, kui ma mäletan multipleksiga, mul oli see ägenemine ja ma sain haiglast koju jõulude ajaks. Või enne jõulu vist. Ja siis ma ka ikka käisin tuts ära ta juures ja viisin talle kingituse, et selline elame kaasa üksteisele ja hoiame silma peal üksteise tegemistel ja siuke armas suhe. Oleme vajadusel olemas, ütleme niimoodi. Aga
vein. Väga tore. Sellepärast, et täna on reede ja nädalavahetuseks vein on täitsa paslik. Siis on koorija. Ei saagi aru, vist kehakoorija. Väga hea. Roosa kreibi. Kõlab nii hästi. Siis on kohvi. Saan väga hästi täpselt teha oma presskannus. Siis, no näed, õuna, kaneeli, mingid kommid. Ja siis on veel need kommid. Issa, kui tead, ma mõtlen ausalt. Ma just praegu Selveris käisin mööda sellest. Ma läksin isegi läbi sealt kommi ja küpsise vahest. Ja ma ei võtnud mitte midagi. Nii et see on saatuse sõrm, karma. Tegi preemiaks, et tubi ja kommi just endale. Saatis mulle ristitütre kaudu nüüd kommi, kes ma tegelikult väga tahtsin kommi. See on tegelikult päris tühi. Tulin töölt, enne jõudnud süüa, nüüd lähen koju, nüüd söön. Ja siis mul on kella 3 koosolek ja kella 4 koosolek ja ma arvan, mul läheb kuskil mingi 6-ni. Õun ja kaneel. Alati võitev kombo. Aitäh, Tupsu. Toreda kingitusest. Ta ei vaata mu videosid, ma arvan, et ma kirjutan talle. Ja ka tänan. Aga jah. Nii armas. Üks ta kulmul seda proovida kohe. Tead, ma tahaks puudrit proovida, aga ma arvan, et see pintsel, mis kaasas on, ei ole võib-olla väga hea, et proovin kodus teisega. Kulmutus on siuke. Nüüd tuleb natuke sisse töötada. Rohkem kihti paned, see tumedavaks läheb. Üldiselt siuke hea on ja ikkagi hästi loomulik. Lihtsalt natukene annab juurde seda. Ostja. Vot, aga nüüd igal juhul abikaasa kirjutas, et ta mõtleb mu peale. See on armas. Siin tore, kui inimene kirjutab, et ta mõtleb su peale, sellepärast, et nagu meestega on sama, vaata, laste ja naistega või üleüldiselt inimestega. Nad ei oska tegelikult mõtteid lugeda. Nii et väga tore tegelikult. Kirjutab mulle päris tihti, aga ikka kirjutab aegalt, et ta mõtleb mu peale. See on väga tore, sest muidu ma ju ei teaks. Et tegelikult peaks seda ise ka rohkem tegema. Vot. Aga ma lähen koju söömast, muidu mul läheb kiireks. Tahtsin vööd jälle kinni panna juba kinni. Ja näeme jälle siis, kui näeme. No tšau. Külm on. Kohutavalt külm on. Ma ei tea, tegelikult on ainult 5 kraadi, aga tunne on hullem kui siis, kui oli 15 vahepeal. Ma ei tea, mis asi see on. Aga igal juhul natuke teie saadetis. Jumal küll. Teie saadetis saabus, sai vigastada avatult, rebenenult, muljutult. Ühesõnaga, hea uudis on see, et Call of Duty'st tulid asjad ära. Halb uudis on see, et rebenenult, muljutult. Üldiselt nad on suht hästi alati
pakendanud selle. Siin on nüüd mingi teibiga see üle tõmmatud. Üldiselt on ta jah hästi nagu pakendatud, ma ei usu, et siin midagi, või no ma väga loodan, sest et üks asi on küll tegelikult võib katki minna. Aga muidugi jama on selles ka, et ta tuli Omnivasse ja külm on. Nii et paar asja ma nüüd ei tea, üks asi ongi see Nixi huule nii-öelda vildikas kaua püsiv, mis ma kahtlustan küll, et võib olla külmunud. Et ma seda praegu küll katsetada ei saa. Ja teine asi, mida ma kardan, et võib olla külmunud natuke, on see huulepalsam. Šokolaadi oma. Oli mis šokolaadi, ma ei mäletagi enam. Mingi taoline šokolaadi kokokreem glimmer. Seda ma väga ootasin. Selline tuub. Selle tellimuse ma tegin, ma mingis videos näitasin ka, siis rääkisin, et mul olid mingid need kinkekaardid ja ostupunktid kogunenud seal Cult Beauty's. Aga see peaks olema see kõik pruun, kerge sedelusega, aga ma ütlen, ta on praegu, ma arvan, no siit tuleb, aga ta on selline veits. Veits praegu kõva, tahkel kujul natukene. Nii et seda väga hea on huulte peal, kui sooja saab natuke. No nii õhki. Ja, et seda pliiatsit siis proovime teine kord lihtsalt vildikat. Aga siis oli ka see, sellepärast ma muretsen, kas see on terveks jäänud, aga üldiselt on ta millegipärast ta lahti. See on kitsi praegu, aga siuke sädelev karp, ka kena, tõe hetk, terve. Väga lahe. Peeglit ei hakka praegu ära võtma seda. Ma tahtsin seda, ma üritan aru seda, et umbes siin tundus nagu täitsa vale värv. Tegelikult on siuke tume, see tume. Ja siin ongi see, et tal on nagu, üks osa on siis nagu hele, teine on tume ja kolmas on siuke täitsa highlighter. Et neid annab eraldi proovida ja koos on ja. Eraldi on nad, ma ei tea, kas te näete. Siit tõesti vist ei näe. Tegelikult seda keskmist on jumala hästi näha. Siit tundub nagu üldse ei ole. Aga jah. Veits siuke puudrine on, aga noh, ta ongi puudertoode. Aga kui ma tõmban kõigist korraga läbi, tõmbasin vist liiga siia highlighteri poole siit. Praegult jäi ainult highlighter. Ühesõnaga, ta on siuke suhteliselt, no üldse te ei näe. Mina näen suht hästi, aga teie ei näe üldse. Aga ma arvan, et see on hea toon nagu selleks. Ja ma võtan, ma arvan, seda ilma highlighterita neid kahte tegelikult üldse. No jälle ma ei tea, kas te näete nüüd, aga siin see ei ole näha. Valgus vist, mina ei tea, nagu mul oleks mingi valgus. Täiesti pilves ilm on. Aga jaa, niimoodi, kui neid kahte võtta siit äärest ja natuke sädalust hulka, siis ma arvan, et ta väga ilus. Vot, seda saame ka proovida millalgi, aga ma panen selle ka kotti endale. Ma lähen praegu. Hommikul käisin tööl ja nüüd olin vahepeal kodus paar tundi heegeldasin, tegin teraapiat, sest mul oli seda vaja. Ja nüüd käisin poes, ostsin endale energiajooki jälle. Tundub nagu ma jooksta kogu aeg. Võib-olla viimasel on tihedaks läinud.
aga jah, ma mõtlen praegu, et mul on ülikeeruline probleem, sest ma võtsin ühe suure purgi ja ühe väikse purgi. Et ma mõtlen, et ma võtan praegu väikse ja siis suure jätan mingiks ajaks, kui mul on rohkem vaja võib-olla või on tegelikult ausalt öeldes mul on seda praegu ka rohkem vaja. Ja kell on alles 2:30. Nii et jah, ma võtan suure, aga poiss helistab, nii et näeme jälle siis, kui näeme.